gravitatsioon. Ma räägin Rakvere teatri etendusest Gravitatsioon, mis on minu arvates üks armsamaid, kurvemaid ja naljakamaid etendusi meie repertuaaris. Selle etenduse ajal läksid mu mõtted uitama, meenutama mu vanavanemaid, ammu lahkunud vanavanemaid, kelle käest oleks saanud ja võinud veel väga palju küsida, teada saada. Pani mõtlema mu vanematele, oma lastele. Ja ma mõtlesin, et ma olen õnnelik inimene, mul on lapsed. Nendel tegelastel seal, kellel enamustel, nagu ma aru sain, lapsi ei olnud. Nad olid väga üksikud. Inimesed ei tohiks tegelikult olla ega jääda üksi. Otse loomulikult mõtlesin ma vananemisele. Ma ei ole enam noor, aga mitte veel ka vana. Ja kuskilt ikka lipsab kõrvu mingi väljend vanane väärikalt. No mis tähendab vanane väärikalt? No mis jutt see on? Kuidas on võimalik vananeda väärikalt? Ei tea. Terve etenduse ma balansseerisin kusagil nutu ja naeru vahepeal. Mul oli kurb, samas see ajas mind nii pööraselt naerma. Ja kindlasti selle etenduse lõppedes ma mõtlesin, et võt see on lugu, kus ma oleksin tahtnud ka ise mängida. Aga jah, vananemine, vanus. Kui ma selle peale mõtlen, siis kui huvitav on. Hästi palju ma olen kuulnud selle kohta, võib-olla sellepärast, et ma olen naine, kuidas naine on vana. No, naine on vana siis, kui tagumiku peale patsutada ja suust tolmu tuleb. Naine on siis vana, kui või enam suus ei sula. Naine on siis vana, kui, piss lund ei sulata. Aga meeste kohta ma ei olegi kuulnud. Meeste kohta ma olen kuulnud näiteks sellist asja, et mees võib oma püksiaugu lahti jätta siis, kui tal on isa juba surnud. Mees läheb vanusega aina paremaks ja küpsemaks, seda olen kuulnud. Aga mitte ühtegi asja sees, et mees on vana siis, kui. Ei meenu. Absoluutselt ei meenu. Igasuguseid asju veel tuleb selle etenduse aeg. Neid mõtteid tuleb mõelda. Tulge vaadake Gravitatsiooni ja mõtelge neid mõtteid ja kui keegi mõtleb välja, millal on mees vana, siis andke mulle teada.